Kui ma olin väike poiss, siis ma olin maal vanaema juures ja leidsin pööningult ühe sellise mitu kasti kohe. Mitu kasti vanu raamatuid. Ja minu esimene reaktsioon oli, et miks keegi on selle suure tarkuse siia kuskile pööningule kastidesse ära peitnud, et see tarkus peaks jõudma kenasti inimesteni, see peaks olema nende olemas. Ja ma sikutasin need kastid sealt alla ja tegin ühte tuppa raamatukogu toa. Et ma kõik need kastid siis sikutasin, panin nad riiulisse, alfabeetiliselt selle tähesildi sinna kenasti vahele. See oli siis minu raamatukogu ja panin sinna leti ja tugitooli ja kõik asjad valmis. Ja siis mul oli seal 2 kodulooma, olid hamstrid, must ja valge hamster olid ka. Kõik oli olemas. Ainult mis oli puudu, oli see, et keegi ei käinud mu raamatukogus. Hamstreid eriti raamatud ei huvitanud. Mu vanaema käis seal vahepeal, aga tema tahtsin sama juttu ajada. Ja seal ma siis olin, et oma suure sellise pingutusega, et see raamatukogu kokku panna, ilmselt oli ka põhjus, miks need raamatud olid kastis pööningul. Ma ei tea, võib-olla oli see kommunismi ajalugu või midagi sellist, aga ilmselt oli mingi põhjus. Aastad läksid edasi ja ühel eluetapis ma leidsin ennast koolitaja valdkonda liikumas ja minust tärkas selline unistus, et mitte piirduda ainult Eestiga, vaid see unistus oli, et tahaks käia kõigis riikides üle maailma ja viia seal läbi loovustemaatilisi koolitusi. Pärast seda, kui kuskil tosinkond riiki oli ära tehtud, siis ma sain aru, et see vist on natukene keeruline asi, sest lennujaamas viibimine, kõik need muud asjad, kogu see logistika ja siis ma sain täpsemalt aru, kui palju riike ka on, et äkki peaks kohandama enda unistust mingil moel. Õnneks seesama noor poiss, kes seal maal vanaema juures pööningult neid raamatuid sättis, sai realiseerida oma sellesama maailma rändamise unistust natukene teisel kujul. Et siin kaardi peal on 170 riiki. Ma ei ole nendes käinud kõigis, ma olen käinud vähesemates, aga seal on minu õpilased. Udemy e-kursuste õpilased. Ehk seesama tükike sellest unistusest, et mingil moel jõuda ja mõjutada neid inimesi, neile korda minna, leidis natukene efektiivsema tee. Teine asi, mis on väljakutse, kui mõnedes riikides ma käin korduvalt iga aasta, siis riikide arv ei kasva nii palju. Aga nendel e-kursustel on inimesed, kellega mul on õnnestunud mingil moel kohtuda tänu sellele, et ma inglise keele enda jaoks olen ära õppinud ja seda hästi kõnelen. See on minu jaoks olnud see viis, kuidas jõuda sellest väiksest riigist kõigi nende teiste riikideni. Kusjuures naljakas on see, et need kursused on vist tõlgitud mingitesse türgi ja igasugu muud keeled, subtiitrid on all. Ja kui kasutajad jätavad sinna hinnanguid, siis ma pean Google Translate'iga neid mõnikord tõlkima. Saan aru, et on nad hispaania või prantsuse keeles või mujal. Aga ta on erakordselt kihvt, mida see teise keele õppimine mul annab, sest ta võimaldab mul kohtuda mingi hulga inimestega, kellega ma muidu eales sellist laadi kontakti ei saavutaks. Ja see on minu teine keel. See on miski, mis mind käima paneb. Ma mäletan, kui ma väike poiss olin, siis ma vaatasin mingi Filmneti kanal või asi oli, kus oli Sati kanalil oli ingliskeelsed filmid olid ja all ei olnud eestikeelsed subtiitrid, vaid soomekeelsed. Nii et mul on soome keelega niimoodi, et ymmärrän, mutta en puhu. Aga mul oli motiiv, et seda õppida, sest ma tahtsin aru saada, mida nad räägivad ja ma õppisin 2 võõrast keelt korraga sellega, mis oli huvitav kombo. Aga selle kõige taga, igasugu keeleõppe taga on seesama motiiv, see mingi põhjus, et ma tahtsin midagi sellega kogeda saada. Mitte ma ei teinud seda keeleõppe pärast, et huvitav oleks veidi keelt õppida, vaid ma tahtsin aru saada, mida nad filmides räägivad. Ma tahtsin kohtuda nende inimestega seal teises riigis. Ja ma tahan siia algusesse sättida ühe mõtte Väikese printsi autorilt, Antoine Saint-Exupérylt, kes on kuidagi imetoredasti võtnud ühe hästi olemusliku mõtte kokku. Ja ma soovin, et sa võtaksid selle mõtte endaga kaasa, sest minu meelest see võtab endas kokku sellise kogu eestvedamise ja positiivses mõttes inimeste mõjutamise väga hästi. See tsitaat ütleb, et kui sa tahad laeva ehitada, siis selle asemel, et kamandada, et sina tood puid, sina hangid naelu ja sina ehitad nüüd kiiremini, tekita inimestes igatsus seal merel olemise järele. Ja küll nad siis nuputavad välja, kuidas sinna jõuda. Ja see igatsus mingi asja järele on see, mis paneb meid liikuma või tegutsema. Keeleõpe on vahend. Keele valdamine on vahend. Aga mis on see igatsus? Ja kas ma suudan ise enda näiteks õpetajatöös samamoodi, ma ütleks, et kui uus kooliaasta algab, ma pühendaks esimese tunni puhtalt ainult selle igatsuse äratamisele. Ei lähegi aineõppesse sisse, aga me keskendume sellele, et ärkaks meis nagu see igatsus seal merel olemise järele. Ja see mõte, mida ma kutsuksin siin korraks mõtlema, on
mis on sinu meri, mis innustab sind teist keelt õppima. Just teist keelt õppima. Ja võid hõigata mõningaid märksõnu välja, mis see meri sinu jaoks on. Miks sina tahad võõras keelt juurde õppida? Hõika, mis need variandid on? Ja, ma saan uute inimestega kohtuda, nendega suhelda, see on äge kogemus. Mis veel? Ja, et sisuliselt sinu meri on see, et ma tahan 20 aasta pärast ka veel ärgas olla ja niimoodi tegutseda ja ma tean, et see on see laev, mis aitab mul sinna merele jõuda. Kas veel? Miks sa veel õpid seda teist keelt? Mingi kontakt, mingi, mis rikastab mind mingil kujul nagu kultuur. Ja, sest ega laeva ei ehitata ka ju selleks, et sellega sadamas passida. Laeva ehitatakse ju selleks, et sellega kuskile liikuda. Ja võib-olla need hetked, kus sa oled tundnud, et kuidagi inimesed ei tule selle keele õppimisega kaasa, siis võib-olla nad ei näe seda merd. Neile pakutakse laeva, aga mis ma teen selle laevaga? Mis ma siin selle laeva peal, miks ma seda pean rabelema ehitama? Mis see meri on? Ja see on võti. Kogu liikumise ja kogu mingil moel inimeste liigutamise suunal. Järgmisena, mis ma teen, on õpetan teile mõningaid põhimõtteid, mida ma õpetan ettevõtjatele. Nendele ettevõtjatele, kes peavad minema teiste inimeste ette, teenima välja teiste inimeste tähelepanu, tekitama, võitma nende poolehoiu ja innustama neid mingit sammu tegema. Kas investoreid, et nad investeeriksid sellesse ettevõttesse, kas kliendid, et nad ostaksid või meeskonnaliikmed, et nad sinna tuleksid. Ja siin on mõned olulised põhimõtted, mida ma usun, sina saad enda töös ka väga hästi rakendada, et vähesema ajaga suuremat mõju saavutada. Ja üks esmane selline vundament, ma ütleks, on 3 kihti, milles kõnelemine toimub. Kõige madalam kiht on informatsioonitasand. Informatsioonitasand võib olla see, kui oletame, ma tutvustan õpilastele teadusuuringut, ma mõtlen välja, võimalik midagi sarnast on, et oletame teadusuuring ütleb, et tahad seda võõrkeelt õppida, siis sa peaksid leidma emale tolle riigi kodanikust sõbra, kellega igapäevaselt vestlema. Aga informatsiooni tasandiga on see, et see ei liiguta inimesi. Suur hulk infoettekanded on need, mille kohta ingliskeeli võiks öelda this could have been an email, see oleks võinud olla ju e-kiri. Kui sa kõneled, siis tuleks küündida vähemalt sinna teisele tasemele ja see on inspiratsioon. Inspiratsioon on see viis, kui sa jagad oma lugu. Minu siin eelkõnelejad, mida nad tegid? Nad jagasid oma lugu. Nad olid mingid väiksed sellised lood, aga nad kuidagi jõudsid sinusse. Ja see, mis sellel hetkel toimus, kui ta jagas seda lugu, sa kujutasid ette seda olustikku. Ja pole tähtis, kas näiteks, kui see oli eelkõnelejal see lugu, kuidas need 2 last lasteaias pidi lepitama, kas sinu peas need lapsed olid samasugused, nagu nad päriselt olid või samast soost või muud. See ei ole tähtis. Tähtis on sellel hetkel, sa kujutasid seda olustikku ette, sa olid nagu selles loos kuidagi sees ja see mingil moel liigutas sind. Me võiksime ju ratsionaalselt öelda, et teaduslik uurimine ütleb, et konflikte tuleb lahendada nii. Aga see lugu kuidagi tõi su sinna sisse ja ta jääb sulle meelde. Ja enamasti inspireerimine toimubki mingil moel loo kaudu ja kui nad on isiklikud lood, siis nad mõjuvad hästi ja kui nad käivitavad kujutlusvõime, siis nad mõjuvad hästi. Üks variant, kuidas seda jagada, on mingi moel jagada, kuidas sina enda jaoks võõra keele ära õppisid ja mida see sulle andis. Ja kui see lugu teisele korda läheb, kui seda kõnetab, kui ta suudab sellega samastuda, siis tal tekib hoiak, positiivne hoiak selle suhtes. Aga hoiak ei tähenda veel muutust. Hoiak tähendab, et ma tahaksin, ma tunnen, et ma olen innustunud, aga see ei tähenda, et ma tegutsen. Seepärast kõige võimsam tase, kuhu küündida, selleks, et sõnad riimuks, informatsioon, inspiratsioon, transformatsioon, on muutus, mingi käitumuslik muutus. Ja see tähendab, et pärast seda lühikest sõnavõttu, mis sa teed, nad midagi hakkavad teistmoodi tegema. Ta päriselt läheb, ja see on väga hirmutav kogemus, võõra inimese juurde ja küsib, kas oleksid valmis minuga nädal kohtuma kas või Zoomi teel ja 0,5 tundi vestlema. Ja käitumise puhul on tegelikult suur barjäär. Hoiakut on suhteliselt veel lihtsam mõjutada. Poolehoid on olemas, aga päriselt minna võõra juurde. Või mõtle näiteks, kui see keel on sinu jaoks võõras. Kui sa seda teist keelt alguses eriti ei osanud ja läksid selle teise riigi inimesega vestlema, üsna piinlik oli alguses, ei tulnud nagu üldse sõnad välja ja võib-olla parandati sind ja barjäär on alguses väga suur.
Aga kui sa selle mingi barjääri ära ületad, siis juba hakkab mingi rõõm tekkima. Keele kasutamisrõõm. Ja siis läheb asi nagu huvitavamaks. Aga kui me seda barjääri ei ületa, siis lihtsalt on keelepiin mõnes mõttes. Nii palju ebamugavust. Ebamugavus on suurem kui see rõõm, mis sealt tekib. Kõnelejad ei pruugi käitumist muuta. Pärast ühe sarnase loengu tegemist üks osalejatest küsis, et kuule Harald, kui sa siin ütled, et me võiks kõnelemisega transformatsiooni tekitada, miks sinu kodulehe nimi on lihtsalt inspiratsioon.ee. Ja ma täpsustasin, et inspiratsioon on see, mis on meie kontrolli all. Ja kui me väga hästi oma inspiratsiooni tööd teeme, siis inimese enda vaba tahe, vaba valik määrab, kas ta jätkab sammu. Me võime omalt poolt teha muidugi, et kõik lihtsam oleks, aga see otseselt ei ole meie kontrolli all. Aga me saame teha väga head tööd, et väga soodsa pinnasse selle jaoks luua. Vaatame kogu selles kõnelemises veel ühe aspekti, milleks on narratiiv. Kas te seda filmi olete näinud? Star Wars. Kes on näinud, lehvita käega? Kes on tuttav sellega? Okei, nendele, kes ei ole näinud, ma teen lühikokkuvõtte, hoian paar tundi teie elust kokku aega. Sisuliselt film algab niimoodi, et tuleb see kurikael ja ütleb, et ma kavatsen universumi ära vallutada, ära hävitada. Ja siis kutsutakse appi see kangelane, see nägus mees seal, kes ütleb, et ma kavatsen universumi päästa, saan sust jagu. Aga see kangelane, see nägus mees, ta ei ole piisavalt tugev ja osav, et sellest kurikaelast jagu saada. Tal on vaja selle vähem nägusa mehe abi, teejuht seal all, kes sisuliselt ütleb talle inglise keeli use the force, eesti keeli kasuta jõudu, kuidas see tõlge oleks. Ja siis kangelane kasutab oma seda maagilist jõudu, saab kurikaelast läbi, kes juhtumisi on tema isa, ja võidab ja päästab universumi selleks korraks. Ja miks ma seda lugu jagan, on sellepärast, et alati meie lugudes on kurikael, on kangelane ja on teejuht. Ja üks hästi levinud viga, mida paljud need samad ettevõtjad, keda ma õpetan, kuidas nad võiks enda imelisest tootest või teenusest rääkida, üks viga, mille nad teevad, on see, kuhu nad ennast selles loos paigutavad. Kurikaelaks ilmselt mitte. Kurikael on see probleem, mis inimesel on. Aga liiga paljud, kelle kõne ja kommunikatsioon ei tööta, paigutavad enda toote kangelaseks. Minu toode on kangelane, minu kursus on kangelane, minu teenus on kangelane. Imetlege, kui äge see on. Aga tegelikult selles loos, kes peaks kangelane olema, kui me tahame kuulajad saada mingit muutust tegema? Kuulaja. Meie oleme paraku see teejuht. Oma imelise kursuse, oma imelise algatusega, see mitte nii nägus mees, ehk see teejuht, kes aitab temal kangelaseks saada. Ja see on üks võtme valukoht, et kui sa mõtled minevikus, miks ma tegin nii kihvti üleskutse, aga miks inimesed ei tulnud, siis tõenäoliselt põhjus oli selles, et sa küll rääkisid, et see minu asi, see algatus, see üritus on kangelane, aga inimene ei näinud ennast, osaleja ei näinud ennast kui tulevast kangelast selles loos. Et kuidas see sündmus aitab minul kangelaseks saada, kuidas see aitab mul uusi sõpru leida ja kõike seda teha. Ja see on see narratiivi võtme küsimus. Ja kelle jaoks need välismaa näited väga ei sobi, siis sisuliselt Kalevipoeg ja Siil. Meie oleme Siil ja meie õpilane saab kangelaseks, nagu Kalevipoeg seal. Ja see mõte, mida võiks selle juures küsida, et kuidas see sinu poolt õpetatav aitab õpilast tema kangelase teekonnal. Ja mida paremini me selle ära tunnetame, seda rohkem need väiksed asjad, mida me kõneleme, kuidagi lähevad korda ja sisuliselt motiveerivad teda tegutsema. Ja me võiksime mõelda, üks aspekt, miks mingid asjad ei tekita elevust. Oletame, sul on väga hea keeleõppe algatus, mis on väga kinnitust leidnud, et metoodiliselt see töötab, see on hea, see on tulemuslik, kõik on ju funktsioonina hea. Ja siis sa kirjeldad, see on see mitmenädalane kursus, seal on mentorid ja juhendajad ja need ja imevinged omadused on. Aga omadused ei ole see, miks inimene kuskil oma aega panustab või milleski osa võtab või midagi ostab. Ta tahab midagi enamat. Üks kiht edasi on hüved, et aga mida see kursus mulle annab? Sa tuled sellele kursusele ja siis sa suudad ladusalt suhelda võõraste inimestega. Natuke abstraktne on meil hüve. Aga mis kõige rohkem inimest mõjutab on, kuidas see täpselt minu elu paremaks muudab.
kui ma esimest korda seda raamistikku nägin, siis üks Suurbritanniast üks müügimees tutvustas seda ühel konverentsil ja tema tõi toreda näite, et oletame, sa oled BMW müügiesinduses ja tahad sisse tulnud kliendile, jõukale kliendile müüa palju kallimat BMW-d. Ja sa võid talle müüa seda imelist, näiteks ergonoomiline iste omadused, võtame selle korraks niimoodi. Ergonoomiline iste siin 20 kohas saad reguleerida ja ulbeen asi, 40 000 maksab rohkem, on ju, et tahad või? Väga ei taha, mis reguleerida, eriti ei huvita. Aga kui ma räägin, et tänu see iste on väga mugav, sa saad oma keha järgi paika panna ja seal on väga mõnus sõita, see on väga hea enesetunde. Võib-olla. Aga kui ma lähen ühe astme edasi, oletame, et tal on salongi tulnud ettevõtja Võrust ja ta teab, et ta sõidab iga nädal Tallinna, see on pikk tee, ta teab, et ta on juba vanem inimene, selg valutab ja see valu tekitab talle palju piina ja häirib teda. Ja kui ta nüüd suudab näidata, et see 20 punktist reguleeritav iste võimaldab tema seljavalu kas ära võtta või leevendada, et ta Tallinnasse jõudes on puhanud ja värske ja suudab seal koosolekul oma selle suure tehingu lukku lüüa, siis see hakkab teda rohkem kõnetama ja siis rahakotist otsitakse suurem summa välja. Niimoodi käib see äris. Ehk siis, kui selle kasuni jõutakse, siis see inimest liigutab ja inimesed maksavad millegi eest rohkem. Aga see kasu sõltub sellest, et kas ma mõistan selle inimese maailma, mis nupp temas on, mida on tarvis vajutada. Ja seal aitab meid üks vana hea ütlus, kadunuke Stephen R. Covey, kes on nime toredasti öelnud, et püüa esmalt mõista ja alles seejärel olla mõistetud. Kas te mõtlete mõnikord, miks õpilased kaasa ei tule? Nii äge asi, miks nad kaasa sellega ei tule? Miks nad seal passivad ja miks nad telosse lähevad? Et nii äge harjutus ju. Aga see on alati hea koht, kus kui tundub, et kuidagi inimesed minust aru ei saa, siis ma pean minema korraks nende sinna maailma, mis nende maailmas toimub, kuidas nende prillidega see asi paistab. Ja üks viis on seda sõnumit mõelda niimoodi, et on erinevad grupid ja erinevatele gruppidele, lapsevanematele ma peaksin rääkima ühte juttu, õpilastele endale teist juttu ja võib-olla kolleegidele kolmandat juttu. Samast asjast, aga erineva nurga all, et vajutada seda õiget nuppu. Ja see võti, mida seal küsida on, et mis on see konkreetne inimene, mida ta vajab ja mida ta kardab, mida ta igatseb ja millest ta tahab mingi moel eemale jõuda. Sest seal tekivad muutused. Kui neid nuppe ei vajuta, siis sisuliselt inimene on paigal, ta ei liigu kuskile, sest tal ei ole motiivi selle jaoks. Aga järgmine kiht on selles kunstis on äge, kui me suudame selle kõik hästi veel kompaktseks panna. Mitte nii, et nagu mul täna on siin kuskil 40 minutit aega, vaid mis siis, kui on ainult 4 minutit aega. Või veel hullem, mis siis, kui on ainult 30 sekundit aega kellelegi selgitada oma seda vahvat algatust. Ma ei jõua ära, mis inimesed tavaliselt teevad, kui aega on vähem, mis nad teevad? On paanikas ja proovivad lihtsalt kõik kiiremini rääkida ära. Äkki siis on parem. Aga kiiremini rääkimine võib tekitada hoopis mida? Segadust ja ei pruugi üldse täita seda. Ärimaailmas tähendab see liftikõne seda, et sa satud lühikeseks ajaks kellega kokku ja selle aja jooksul liftikõne eesmärk ei ole tegelikult, ma pean talle kõik ära rääkima. Selle lühikese liftikõne eesmärk on, ma pean taga saama järgmise kohtumise, sest siis ma võin talle rohkem rääkida. Ja kui ta on huvitatud, siis ma võin talle seda veel põhjalikumalt tutvustada. Et sisuliselt, kui on selline lühike tähelepanu või lühike aeg, siis iga selle väikse sutsuga ma võidan nõusolekut, kuulaja nõusolekut, kas ta võib rohkem süvitsi minna, kas ta on valmis seda proovima. Ja on 2 komponenti, mis mängivad. Kui keegi teile liftis esitleb, selline meetod on või selline asi. Oma kuklas me küsime 2 aspekti. Kas see tundub huvitav? Ja teiseks, kas ma usaldan seda? Ja need asjad peavad omavahel tasakaalus olema, sest oletame, kui ma luban midagi hästi palju, oletame, kui keegi leiab mingi murrangulise viisi, kuidas saab võõrkeelt õppida. See tundub liiga hea, et tõsi olla. Mis see tavaliselt on? Siis see ilmselt tavaliselt ei ole tõsi, eks ole. Et me kahtlustame, see on mingi pettus, see on mingi luiskab, eks ole, või räägib, et mingi ime tehisaru äpp kõike teeb. Tegelikult ma ei usu teda. Ma ei usu, et tal see tegelikult olemas on. Siis ei tule ka järgmist kohtumist, siis ei tule ka inimesi osalema, algatama. Huvi, usaldus. Mida rohkem luban, seda rohkem ma pean seda huvi ka mingil moel tõestama. Aga see juba sõltub konkreetselt, kuhu kutsud, mida tegutsema. Nendes lühikestes sõnavõttudes eesmärk on jõuda sellest puntrast selliseks üheks tervikuks. Ja nendes lühikestes sõnavõttudes küsimus ei ole, mida ma võiks sinna veel juurde panna, mida veel võiks näidata, vaid see küsimus on, mida ma võiksin sealt välja jätta.
okei, seda asja ma võin hiljem selgitada, see sobib küsimused-vastused vooruks, aga see on see tuum, mis peab köitma. Või võib-olla see üks lugu, mille ma peaksin jagama, et inimesed rohkem süüviksid. On 3 küsimust, mis universaalselt, alati kui saad võimaluse teiste inimeste ette tulla ja kutsuda neid mingit muutust tegema, on need kolleegid, on need õpilased, on need lapsevanemad või pereliikmed, siis need 3 küsimust, mida endalt küsida on, miks ma kõnelen, mis see muutus on, mida ma tahan luua. Teiseks, kellele ma peaksin üldse kõnelema, kas ma olen õigete inimeste ees, kas nendel on tegelikult pädevus või mõjuvõim, et seda muutust teha. Ja mis neid huvitab selle teema juures, mis neile päriselt korda läheb, mis nupud neil on. Ja 3. mida ma siis pean neile näitama või kuidas neid veenma, et nad sellega kaasa tuleksid. Ja need aitavad niimoodi teadlikult läbi mõelda, et millele ma peaksin keskenduma, kuhu ma peaksin sihtima, mis on muutus, mis seda inimest huvitab, mida ma pean talle näitama ja see on võti, kuidas jõuda pikemast ajast, lühema ajaga, sama mõjuni, kus inimestel nad tulevad kaasa, nad teevad mingit sammu, nad muudavad enda käitumist. No, üks variant on võtta siia ühed sammud veel juurde, et kui ma õpetan, kuidas ühte algatust või sündmust või mingit ettevõtet, kuidas seda niimoodi selgitada, et selle lühikese ajaga inimesed saavad pihta, tulevad kaasa, see on üks struktuur, mida me võime alati mõelda. Mõnes mõttes seda võib sellisesse tunni algusesse samamoodi rakendada. Lennuki metafoorina, et alustades peaks mingi asi kuidagi sind õhku tõstma. Ta peaks tekitama piisavalt huvi. Ja tavaliselt, mis inimesi köidab, kui nad saavad aru, et keegi räägib probleemist, mis neil on, keegi on saanud nende probleemist aru ja nad tunnetavad, jaa, mul on see. Sa ütled, et sul on lahendus sellele. Okei, räägi lähemalt, ma olen pardal, eks ole. Ja kui pardal olles, siis on vaja näidata, kuidas see toimib, võita argumentidega see poolehoid ja lõpus on vaja ilusti maanduda. Mitte hädamaandumist teha, aeg sai läbi, vaid elegantselt niimoodi maanduda. Üks soovitus, mis ma teen nendele, kes käivad sündmustel, kus on lühike, ongi kell on ees ja sul on ainult 2 või 3 minutit ja ma pean selle ajaga ära rääkima. Vaata, et sul algus on korras ja et sul lõpp on ka ja kui näed, et sul ei ole aega kogu jugu ära rääkida, siis hakka maanduma oma selle lõpulooga. Algus jääb meelde ja lõpp ka, eks ole, et need on need, mis inimesele haakuvad. Ja paneme need 2 asja kokku, need 3 küsimust ja siis selle struktuuri, üks abivahend. Et kui sul edaspidiselt on tarvis kutsuda õpilasi midagi tegema, kolleege midagi tegema, kuidas ma saaks selle ühe sõnavõtuga võita nende poolehoiu. Sest seal on QR-koodiga, sa saad selle kenasti alla laadida. Selle olemus peitub lihtsalt selles, et seal on 2 kihti, et esimeses kihis sa mõtled läbi, et mis pointi või mis seda tuuma ma tahan öelda, mis toob lennukile, hoiab õhus ja maandub. Ja siis ma hakkan mõtlema, mis lugude või näidete kaudu ma võiksin seda teha. Sest need lood ja näited on need, mis panevad selle kujutlusvõime tööle ja mis panevad inimesele kogu selle sinu nagu suhestuvad sellega. Sest muidu see oleks võinud olla e-kiri, mis ütleb, see on hea asi, sa peaksid seda tegema. Et see oleks võinud e-kiri olla. Aga inimesena me saame kuidagi mingit täiendavat kihti kanda. Ma pakun mõned struktuurid veel juurde. Oletame, et tahate kaasata koolis rahastust enda algatusele juurde. Konkurents on kõva, teised tahavad ka, eks ole, raha on võib-olla vähe. Aga kuidas sellest niimoodi rääkida, et pigem tuleks teie algatusele? Siis on 3 sellist suurt küsimust, mis on otsustajatel tavaliselt peas, kui keegi tuleb rahastust küsima. Esiteks, miks just see algatus? Miks just see? Me võime ju teisi 3. panna ka. Kujuta ette nagu vallavanem, et kui valla eelarvet jagab, et miks just siia? Meil on siin karjutakse siia ka vaja, aga miks just sellesse algatusse? Mis mõju sellel on? Teine küsimus, aga miks praegu? Äkki me võime 5 aastat hiljem ka panna, see aasta ei ole raha. Võime kunagi hiljem. Aga mis juhtub siis, kui me praegu ei pane sinna raha? Mis on see valu või millest me ilma jääme? Ja 3. Miks teie? Miks teie olete just see õige punt seda asja mingil moel teostama? Äkki võib keegi teine seda teha või kas me peame seda ise oma koolis välja mõtlema? Miks teie? Ja need on nagu alateadlikud need küsimused, mida see otsustaja tahab teada saada ja kui sa suudad oma lühikese sõnavõtuga nendele anda vastuse, see on tõenäosus suurem, et see kaalukaus langeb sinu algatuse poole. Või tahad, et kolleegid mingi muudatusega kaasa tuleks? Pakun järgmise struktuuri. Mingi uus asi on, uus lähenemine, uus meetod või uus mingi kommunikatsioonikanal. Kõigepealt, mis asi see on?
mis asi see üldse on nagu, et kui on väga uus asi, mis asi see on. Teiseks, miks see hea on? Mis see mulle annab? Kuidas see võimaldab mul paremini tööd teha? Ja kolmandaks, mis ma nüüd tegema peaks? Et tundub äge asi, ma saan aru, et see võiks aidata paremini, mis ma nüüd tegema peaks? Et tihti unustatakse see, mida ma nüüd tegema peaks ära, inimes vaatab, et vahva asi ja läheb oma muude toimetustega edasi. Aga muutust ei teki, inimesed ei hakka seda töövahendit kasutama. Et mis see esimene samm on, kuidas ma saaks nüüd kohe selle niimoodi käiku panna? Inglise keeli kõlab see eriti vahvalt, see on what, so what, now what. Et eesti keeli üks see asi on, mis on, mida ma mõnikord igatsen, on, et mõned asjad, mis ühes keeles nii hästi toimivad, neid ei saa nii imetoradasti teise keelde toimida. On mingid asjad, mis eesti keeles on nii vahvad, aga inglise keeles ei toimi ja mõned asjad vastupidi. Ja ühe struktuuri veel juurde. Raamistikud on lihtsalt selleks hea, tavaliselt on, mõtle alati, mingi sõnavõtt on tulemas, leia endale see sobib mingi 3-astmeine selline struktuur, mida ma katma pean. 3 on inimese jaoks hoomatav ja lühikese esitluse jaoks piisav ja selle kaudu saad kenasti läbi mõelda. See on sõnum selgem. Ja kui sa nüüd lahendust esitad, see on see, mida ma soovitan ettevõtjatel ja selliste uute algatuste tegijatel, et on probleem ja on lahendus. Seda me kõik mõistame. Aga mis tihti jääb välja, on muutus. No me räägime, kui valus see probleem on ja näitame, kui äge lahendus on ja siis küsime, tahad või? Aga muutus on see, et mis siis muutub, kui ma hakkan seda rakendama? Mis siis muutub, kui ma selle läbi teen või mis siis muutub, kui ma päriselt pooleks aastaks tulen sellisele väljaõppele? Mis siis muutub? Ja kui see muutus ei ole piisavalt köitev, siis võib-olla nuppu ei vajuta. Kellel on väga selline uuenduslik lähenemine, mis on väga teistmoodi, siis üks mõte, mida võiks mõelda, kuidas ma 3 pildiga selgitan seda uut algatust, kuidas see töötab. Tore näide, kui praegune Bolt, endine Taxify, kui ta tuli, siis oli sellised toredad 3 pilti oli nende kodulehel, et number 1, ma kutsun takso, number 2, ma sõidan sellega ja number 3, ma maksan ja panen 5 tärni. Ja see on hästi tore, lihtne viis 3 pildiga selgitada, kuidas see teenus töötab. Nüüd tänapäeval meie jaoks ei vaja neid 3 pilti, me juba oleme seda kogenud ja teame. Aga kui uus asi tuleb ja uus kogemus on, siis 3 pilti või 3 pildis suutlikkus midagi näidata on see viis, kuidas inimene näeb, et mis muutus toimub ja mis siis nagu teistmoodi on. Et see on see lähenemine. Et kui mõelge näiteks, kui teil on mingid nagu kursused või mingid algatused, kus on hästi palju samme ja kuidagi nagu inimene raske on hallata. Kuidas ma 3 pildiga seletan ära, mis seal toimuma hakkab. Ja et ta saab nagu tervikust aru ja siis ma võin vajadusel detaile selgitada. Lisame siia paar asja juurde. Inimese hääl. Nagu ma ütlesin, et see oleks võinud olla e-kiri. Aga on midagi, mida inimese hääl teeb ja üks pilt, mida võiks mõttesse võtta on mõelge ilusatele muusikapaladele, mida te armastate kuulata. Kas need muusikapalad on nagu selline nagu hausi lugu 7 minutit või seal on mingit muutust, seal on mingit ärksust, et milline on selle hääle kõlapilt. Ja võti, et seda äratada mingil moel, kui ma suudan selle mõttetunde enda sees ja panen oma keha tööle, siis mu hääl muutub ka huvitavamaks ja värvikamaks. Ja see mingil moel teeb selle köitvamaks. Seda on lihtsalt ilusam kuulata ja see kuidagi liidestab inimesi paremini. Mõelge sellele kõlapildile. Kui te ennast mingil moel salvestate, vaadake, kuidas tundub kõlapilt. Kas ta on nagu huvitav kuulata või ta kuidagi vaibub? Mida nende sõnadega teha? Ohkate, jah? Mida nendega teha? Mida teha? Midagi pole teha. Las jääda, kõik nagu on. Mida teha? Kas me saame neid kontrollida? No üks viis, millele mõelda on, et lihtsalt asendada nad vaikusega. Sest miks me ütleme ja on justkui püüda öelda, et ma ei ole veel lõpetanud, ärge segage vahele. Aga vaikusega, mis tundub väga hirmutav, paneb sellele kuidagi kõla.
paneb hoopis teise jõu sinna juurde, see paus. Kuidas enda hääleinstrument käima saada? Mis te õpetajana teete? Kas te teete midagi eraldi selleks, et hääleinstrument hästi toimiks? Või on niimoodi kohvi sisse ja läheb? Mis te teete selleks, et hääl kenasti tööle saada? Mida vähem räägid, seda parem, jah? Lähed klassi ette, töövihikust, lehekülg 11. Kindla peale minek. Ja siis hakkavad õpilased rääkima. Väga hea. Lihtsalt ühe mõtte sinna juurde, et selleks, et see kogu hääleaparaat ärksamalt liiguks, on võti mingil moel võimelda, venitada, sirutada ennast, sest see on see, mis paneb kogu selle instrumendi paremini käima ja kogu selle hääle ulatuse ka vahvamini käima. Nii et isegi kui on see 20% ainult, et selle nimel ei ole mõtet sooja teha, aga see 20% ka kenasti teha. Ühe elemendi juurde, siin on enamasti küll naised ruumis, aga mehed alati küsivad, et kuidas saab sellise mõnusa kõlava hääle. No sellise hääle nagu Morgan Freemanil on, kuidas selle hääle saaks. Ja siis kui Morgan Freemanil küsiti, et kuidas siis saada kõlada nagu sina, siis Morgan ütles oma keeli, ütles, et joon alat ehk siis haiguta palju. Ja mis haigutamise ajal toimub, lõdvestad kogu selle instrumendi ära ja siis toimib vahvamalt. Ühe pildi siia lõppu veel. Alati, kui sa kõneled, siis kuulaja sees on nagu selline juhtimiskeskus ja seal on palju nuppe. Ja kui sa vajutad õiget nuppu, siis toimub midagi. Aga kui ei vajuta, siis eriti ei toimu midagi. Mõnikord algajad püüavad lihtsalt kõiki nuppe vajutada. Aga see külvab segadust. Ja inimene ei saa nüüd üldse aru, et mida ma siis lõpuks tegema pidin. Ma võib-olla vajutasin ka väga palju nuppe täna. Pakkusin sulle ühte suunda, teist suunda. Sul on nagu Harald, kuule, teise päeva lõpp on, halloo, eks ole. Et sa oled lõuna ja minu vahel, eks ole. Ja nüüd kütad siin nii palju. Räägi lihtsalt midagi toredat lugu, eks ole. Kuidas sul mesimummi kostüümiga oli või nii? Aga need nupud, mida inimesed eelkõige otsivad, need on 3 asja. Usaldus. Kas ma usaldan teda? Kas ma tunnen, et tal on mingi pädevus, et ta suudab seda pakkuda, mida ta lubab? Loogika. Ta ütleb, et sellisele probleemile annab selline lahendus, sellise muutuse. Kas minu jaoks on see loogiline jada või minu meelest see niimoodi ei toimi? Ja 3, kas see liigutab mind? Kas mul tekib nagu mingi positiivne poolehoid, et ma tahaksin seda mingil moel katsetada? Kas tekib see tunne seal? Ettevõtjatega on see kihvt lugu, et ma näen nii palju ägedaid ideid. Kõiksugu need innovatsiooniprogrammid, kus ma käin igasugu, nii palju ägedaid ideid. Aga suur hulk ideedest sureb. Ja ma ei usu, et nad surevad sellepärast on kehvad ideed. Aga ma väidan, et nad surevad sellepärast, et see idee omanik ei suuda seda väljendada niimoodi, et teised inimesed tahaksid tema meeskonda tulla, et teised inimesed tahaksid selle asjaga kaasa tulla, sinna investeerida. Seepärast see suutlikkus seda väljendada ja suutlikkus seda väljendada lühidalt, aga tabavalt on see võti, mis terve hulga neid unistusi ja ideid, mis teie sees on ja minu sees samamoodi, mis võimaldab nendel unistustel ellu ärgata. Vastasel juhul olen nagu see väike Harald seal toas oma raamatukogu riiuliga, aga keegi ei tule sinna, sest ma ei läinud välja poole, ma ei kõnelenud sellest, ma ei suutnud sellest rääkida niimoodi, et see köidaks. Pagan, võib-olla ma isegi ei uskunud, et see tegelikult mõistlik on, sest ega ma ise ka neid raamatuid ei lugenud. Miski köitis lihtsalt nii võrd, et ma tahaksin seda mingil moel maailmaga jagada. See on lihtsalt mõttekohana see küsimus, et teil tõenäoliselt on ka mingi selline pärimuslugu teie endaga noorena, mingi asi, mis köitis. Ja võib-olla see pärimuslugu tuletab sulle praegu meelde mingi asja, mida sa oled aastate jooksul ära unustanud, sest asjad on väga paika loksunud ja on mingid efektiivsed lähenemised, aga mis oli see miks lugu, et mis mind köitis või kannustas. Sest iga kord, kui ma meenutan seda sama Haraldit seal, natuke üksildasena küll, aga see soov oli sees ja see on see soov, mis mind liigutab, mis mind käiku paneb. Ja ma tean, et mul on vaja seda instrumenti, et ma suudan kõneleda nendest ideedest, sest see avab neid uksi. Ja kui ma suudan seda erinevates keeltes teha, see avab uksi mitte ainult siin väiksel kaardil, vaid terve maailma kaardil. Ma tahan sulle ühe asja veel õpetada. Mida teha selleks, et alati, kui sa
lähed ja on oluline sõnavõtt, päriselt sa tahad sütitada inimesi, mingil moel neist sellist hoogu tekitada, aga enda keha ei ole veel üles ärkanud. Siis ma õpetan sulle ühe harjutuse, millega sa võid seda teha. Et katsetame selle läbi. Ole hea, tõuse palun püsti, vaata, et sul käed oleksid vabad. No nii, on vaja astuda kooli ette, kolleegide ette, noorte ette. Vaim on valmis, aga keha on veel nõder. Mida teha? Siin on 3 liigutust, tee minuga kaasa. Esimene, too käed rindkere peale risti, see on niimoodi. Selle asendi nimi on segajad välja. See tuletab meelde, et kõik üleliigsed asjad kõrvale. Järgmisena too käed külgedele. Selle asendi nimi on täielik kohalolek. Ma olen siin, praegu paigal, miski ei saa mind kõigutada. Täielik kohalolek. Ja kolmandana too käed puusadele. Selle asendi nimi on valmis tegutsema. See on nagu kui kooliõpilased ütlevad, tule siia matemaatikakontrolltöö, ma lahendan su ära. Tule kiiremini. Ütlevad mõnikord õpilased nii või? Tule kiiremini kontrolltöö. No muidu läheb meelest ära kodus õpitu. Aga valmis tegutsema, selline mõnus enesekindel. Ja 4. on boonus, sa hingad sisse ja välja hingad see, et jaa. Ja see on mõnusalt selline enesekindel, aga lõdvestunud. Ja võib-olla see ongi üks selline hea õnnestumise võti. Enesekindel ja lõdvestunud. Et mingit üleliigset ärevust pole, aga selline mõnus kindlus on sees. Ja me teeme selle läbi, aga ma palun, et sa paneksid siia ühe hääle juurde. Sest muidu filmis, kui te näete need superkanast, seal on ja kui sina lähed tagahoovis, näitad enda sõpradele, et see on peale dubleeritud. Et dubleerime nüüd praegu peale ka, ma palun, et sa leiaks oma hääle. Ja mõned kangemad teevad seda niimoodi. Aga ära tee seda Eesti pehmomehe varianti, kus on ei täida üldse oma eesmärki, sest selle harjutuse eesmärk on äratada üles meie keha ja anda signaal, et nüüd on aeg minna ja kuidagi olla hästi ärgas, olla hästi kohal, et see säde, mis minus on, võiks kanduda nendeni, kes mu ees on. See on see, mida see harjutus aitab teha. See oli segad välja, täielik kohalolek, valmis tegutsema ja okei, lõdvesta enda käed, me alustame hingamisest, hinga rahulikult sisse, hinga välja, hinga sisse ja välja, hingame sisse, siis alustame hinga sisse, segad välja, täielik kohalolek, valmis tegutsema, hinga sisse, jaa. Aitäh. Nii et alati, kui on vaja ennast äratada, võib see teha. Tehke siis õpetajate tualettruumis, mitte õpilaste omas. Nii on natuke julgem. Kui teile täna tundus, et meil omavahel klappis, siis vaata sellist lehekeskkonda nagu inspiratsioon.ee. See on mingi paik, mille ma aastate jooksul lõin selleks, et kui endal vahepeal hoog maha rauges, oleks mingi asi, mis hoogu juurde annaks. Ma arvasin, et ma lõin selle noorte jaoks, aga lugejate tagasiside kaudu selgub, et ma lõin selle inimeste jaoks, kes eluetappides ikka kõiksugu sellised sammud käivad. Aga selle taotlus on mingil moel äratada uuesti rõõm endas. Ja see on üks asi, mida mina ka olles 19 aastat selles valdkonnas tegutsenud, on ka ikka teadlikult vaja endas uuesti see äratada. Ja kui tunned, et on tarvis äratada, vaata, ehk on mõned harjutused seal. Mis vitamiini muidu talvel peaks Eestis võtma? D-vitamiini, C-d ja kõiki muid vitamiine võib ka võtta. Aga mina küsin, et kas sa täna mõttevitamiini võtsid? Mõttevitamiin. Inspiratsiooni lehel on üks hulk videoid. Ma kohtan täiesti juhuslikke inimesi mingite sündmustena, ütlevad, tead, et Harald, ma peaaegu ikka sagedasti vaatan seda videot või seda videot korduvalt ja korduvalt. See teeb südame hästi soojaks, tuletab mulle meelde, et neid juurde teha, aga sa leiad need inspiratsiooni keskkonnast. Üks tore asi, millest alustada on, see on väidetava Charlie Chaplini tekst, inglise keeli As I began to love myself, eesti keeli, kui ma hakkasin ennast armastama.
mis on lihtsalt nii imetore, see on üle 10 aasta tagasi, kui ma selle tegin, aga seal on lihtsalt mingid mõtted, mis on kuidagi nii imbunud endasse, et see on väga vahva. Keelest rääkides, keeleõppe puhul, selleks, et inimesed armastaksid keelt, peab olema selles keeles midagi ilusat. Ilusat, kui naisterahvas räägib prantsuse keeles, midagi on see väga ilusat. Ma iga aasta käin Portugalis Euroopa Innovatsiooni Akadeemiat läbi viimas, aga portugali keeles ei ole seda ilusat kõla. Mu elukaaslane õpib seda ja saab juba jagu, mina tuletan, aga kui keeles ei ole seda mingit ilu või nagu kuidagi tõmmet, siis väga võib-olla ei kisu. Aga selleks võib-olla, et inimesed tahaksid rohkem eesti keelt õppida, võiksime mõelda, et kuidas meie ise või meie õpilased võiksid olla innustunud, et luua midagi nii ilusat eesti keeles, et inimesed tahaksid seda avastada. Eile kuulasin ühte lugu, mis vist oli läti keeles, ma ei saa läti keeles midagi aru, aga see oli nii ilus. Ilus lugu oli. Et loome midagi, mis on ilus, see annab nagu hea motiivi, et isegi kui ma veel aru ei saa, ma vähemalt naudin seda kõla, siis ma vaatan mingi sammu veel edasi. See on see võti seal. Nõnda. Aga seesama lause, mis seal on. Iga inimene, keda sa kohtad, see on võimalus mingil moel õppida, avastada. Ja kui ma leian taga ühise keele, siis ma saan õppida palju vahvamalt. See on üks lause, mis innustab mind, kui teatud määral sellise tagasihoidliku Eesti mees, kes väga võõrastega ei kipu suhtlema, julgustab minema, sest ma tean, et ma võin neilt midagi õppida, midagi avastada. Ja keel on see instrument, mis võimaldab seda kuidagi inimlikku ühendust saada. Ma ei saa seda sama tunne, kui keegi kirjutab lihtsalt mulle, aga kui ma vestlen temaga, siis ma kogen seda. Ja see on minu jaoks üks väga hea motiiv, et seda keelt avastada, nautida. Ja head avastamist, nautimist ja kõik sõnavõtud, mis teil on. Äratage tunne endas ülesse ja leidke see viis, kuidas lühikese ajaga vajutada see õiget nuppu. Anda inimesele endale see otsustusrõõm, et teha see käitumuslik muutus ja hakata mingit sammu tegema. Aga see, mis mina omalt poolt saan teha, saan hoolitseda, et mu kõned ei ole informeerivad, vaid on vähemalt inspireerivad. Ja küll siis see muutus ka tuleb. Aitäh! Aitäh sulle, Harald, selle inspiratsiooni eest. Meie pool on ka väike materiaalne kingitus ikkagi sulle. Motivatsioonipakett. Ja kas teil on küsimusi Haraldile või lihtsalt teeme suur aplausi temale?